Nii, tere õhtust siit mõnusast Holmpargist, kus on kohe algamas jalgpalli esiliiga 23. vooru kohtumine Tartu Jotka Velko ja Tallinna FC Flora U21 vahel. Kell on kohe saamas 7. Ilm on mõnus, päike paistab, meeskonnad on juba väljakule tulnud. Esindusmeeskonna mehed saavad ilmselt esimesed 21 või 30 numbrit ja just. Siis peab võitlema ülejäänud numbrit. Praegu vist oma mängupildiga on ise ka rahul. Jah, palliga kindlalt mängivad ja mingit paanikat neil ei ole. Nüüd väga hästi tegelikult said löögile mängitud, pikk pall kasti. Ei oska küll seda tähele panna, et võib-olla varem... Kiirused need. Jah, minul ei ole kindlasti... Ja Velko lahendab ära väga lihtsa eksimuse. Oi, kus nüüd? Flora mängis lahti, söödeti väravahile tagasi ja Käblik oli mees omal kohal. Oot, ja nii kiiresti see käiski, et väga lihtsast olukorrast pandi nüüd sihuk. Saab hakkama hästi, aga lihtsalt variante on veel paremaid vendi. Ja ongi hea löök ja tõrje ja väga hästi praegu pani. Kas Sossi jõuab pallini? Vist jõuab küll. Sossi jõuab ja võtabki ette. Ja löögi koht tegelikult. Ja paneb ikka korralikult kerissel, et meetrike vast 1,5. Ja Velko saab jälle ise tulla. Hästi niimoodi mõnusalt julgelt Sossi ja Mugraselt surve alt välja tulid. Nii, nüüd Käblikule leid. Ai, suluseis. Väga hästi muidugi ka kohe su väravat rünnata ei saa, aga see pigem ei ole väga jätkusuutlik. Et just jah, siuksed ütleme häid ja väga häid meeskondi eristabki see, et kes suudab. Oi, milline värav! Ja vaatame nüüd, Velko kaotas ise väga lihtsalt palli ja vastaste number 74, Erik Paltser paneb sihukese asja vasaku jalaga. Kasti joonelt lihtsalt saab vabalt löögile ja näitab klassi. Siis... No jah, muidugi nagu see on, et ei taha midagi ära sõnuda, aga ütleme nii, et kui kõik läheb, nii vaatame selle olukorra ära. Väga väga hea võimalus praegu Floral juhtima minna. Seal nagu sumbub see mäng ära natuke. Nii ja mõtus paneb suure kui hea pall, Käblik läheb 1-1. Ja Käblik lööb posti. Väga hästi seal, on väga oluline praegu just ka olukorras, kus Viimsi ju ka täna 3 punkti võtmas on. Et ei taha ka liigseid riskida. Oi. Uskumatu. 8 või 7 meetri pealt laasmusi veel tulla. Nii, nüüd on natuke segadus. Pall oli Velko väravas. 10 minutiga, et midagi siin kindlasti tulema hakkab. No nii, nüüd on Velko koht. Ja nüüd mõtus, võtab tempo üles. Väike üleaste. Oi, ja jälle posti. Rikošetist tundub, et läks see posti. 2 korda juba Velkol posti. Ja nüüd on Mugra. Ai, küljevõrku. Küljevõrku ja nurka. Aga väga vähe Velko mehi seal kastis noolimas on. Ja uskumatu. Oi. Ja Mugra paneb selle nüüd vastu ära. Talle. Ja tihti ongi see palli süü, kui tahad ajalugu teha. Jääb aeglaseks. Aga jah. No sealt siuksest kohast löögile lähed, siis on 2 võimalust. Ja Käblik saab jälle võtta ette, mida ta nüüd korraldab seal. Ja võtab ette ja pall on väravas. Ja Velko mehed. Velko pink on püsti. Nagu liiga võitu tähistatakse juba. Ja see lõpuks ikkagi see taktika tasus ära, et sinna Käblikut liini taha sööta ja individuaalselt tegi praegu ära, et kõige lihtsamalt pall väravasse ei läinud. Aga 2 minutit jah, enne normaalaja lõppu. Väga mõnus pall sinna Käblikule. Nii pikk kasti taga postist täitsa vaba Flora mees ja paneb küljevõrku. Ja tundub, et Tagarma sai ka näpud, oleks võib-olla mänguseis 1-1 või 0-1 olnud. Siis ei oleks kukutud, aga nüüd kõlab mängu lõpuvile ja Velko
võidab selle esiliiga 23. voorumängu Flora U20 vastu 2-1. Saime siin väravaid küll nii palju ei saanud, nagu võib-olla arvasime,